Eesti meistrivõistluste 2026 naiste finaal on lõppenud ja samuti nagu ka meestel tuli 2 aastat järjest meistriks Kaisa Liilee. Kaisa, palju õnne sulle! Suur aitäh teile! Kuidas sulle finaalis tundus, kas rajad olid natuke erinevad kui eelvoorudes või vahevoorudes, et kas see tegi mängu raskemaks või kergemaks? Kindlasti sellest ei olnud lihtne mängida. Ma ütleks, et kui ma ei oleks nagu väga, kuidas ma ütlen, väga nagu üle mõelnud, mis ma teen, siis ma arvatavasti ei oleks võitnud ka, sest nad olid kogu aeg teistsugused. Rajad olid kogu aeg teistsugused. Jah, ja sina oled tegelikult juba palju ka välismaal võistlustel käinud, et sina oskad nii-öelda bowling mõistes rajalugemist natuke jälgida, ehk rajalugemine siis vaatajatele ka, et tähendab seda, et muudatusi teha erinevatel radadel. Et oli näha, et kas rajad olid siin nagu erinevad nii-öelda rajapaarid? Siinsed rajapaarid praegult finaalis, ma ütleks, et olid teistsugused. Keskelt keeras rohkem, oli natuke kuivem, kui võib-olla siis parempoolsel rajal oli vasakpoolsel kuivem. Et sa suutsid õiged otsused vastu võtta ja siis nii-öelda alguses suutsin ja siis pärastpoole juba läks natuke segasemaks. Siis pidi juba üksikutega leppima hakkama. Ja Kaisa, sina oled väga ambitsioonikas sportlane bowlingus, et sa oled Eestit esindanud ka palju juba võistlustel, Euroopa juunioride meistrivõistlustel. Mitu aastat saad veel Euroopa juunioride meistrivõistlustel mängida? Minul on jäänud veel 2 aastat, et järgmine aasta, ülejärgmine aasta on meil jäänud. Kas sul on mingisugune unistus ka bowlingus? Ja kindlasti on esimeseks unistuseks muidugi tulla Euroopa meistriks. Enne kui ma Eesti meistriks esimest korda tulin, oli tulla Eesti meistriks, aga nüüd on Euroopa meistriks. Ja siis sealt edasi vaadates siis ainult tippu. Kaisa, tänase võidu puhul, kas sul on ka soovi kedagi tänada? Ja mul on kindlasti väga palju tänada minu isa, kes on algselt peale mind toetanud selles spordis ja mul on ka tänada minu sponsoreid, siis Tali Pro Shopi, Trident Sporti, MM Strike'i, Baltic Bowlingut ja ka siis Kohatut ehk siis Go Bowlingut. Ja kindlasti ma tänaks ka oma uut Soome treenerit Toni ja kindlasti ilma Gerdita ma ei oleks algselt isegi nii kaugele jõudnud. Suur aitäh sulle, Kaisa, veel kord palju õnne! Aitäh!